kas siis meheks ei saa, kui sa veel ei ole isa? Oled poiss edasi? Ma arvan, et mingis mõttes ikka oledki poiss edasi. Mul on ju vastutus selle ühe inimhinge eest, kes on siia tulnud, ta on valinud. Et ma annan endast parima, et olla ise terve, sest kui mina olen terve, siis mul on võimalik hoolitseda sellest, et mu pere on terve. Ja seetõttu see vastutus on natuke selline, ta on võib-olla natuke koormav, nagu sa just tõid välja, aga teiselt poolt see vastutus on ju ka võimalus tõusta ja sa tõusedki reaalselt enda väkke, enda reaalselt, miks sa oled siia tulnud. Et me ei ole kõik siia tulnud, et lihtsalt olla kuskil nagu kellaajalise järgi kellegi palgatud täpselt ühte asja tegema ja mitte ühtegi midagi mõelda ei tohi. Oleme lihtsalt nagu heas mõttes nagu alla surutud. Me oleme tulnud siia, et avastada, mõelda, lüüa kaasa, muuta, parendada, arendada, kasvada. Ja see koos seda mõne oma tillukesega ja väiksemaga tehes on see kasv lihtsalt üdini kuidagi loomulik. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, tänane saade on suurest elumuutusest läbi mehe perspektiivi. Me räägime isaks saamisest ja see on täiega lahe teema, sest et nii palju, kui minu tutvuskonnas on mehi, kõik nad tunnistavad, kas ausalt või alles peale 3. õlut, et see oli otsus, mida ma oma elus kõige rohkem kartsin. Mina olen Kristiina Roodes ja mul on külas Toomas Laigu, kes just ise seda koges. Tervitus, Toomas. Tervitus. Ja kellele siis Toomas meeldib, minule muidugi ta väga meeldib ja see, miks ta on tagasi, vastutate muidugi teie, kallid sõbrad, teie kirjutasite, et teie tahate Toomast veel näha, temaga kaasa elada tema elust, teda veel kohata, tema mõtetega kaasa rännata. Nii et see on põhjus, miks sa oled jälle siin. Aitäh. Ja me oleme rääkinud sinuga, kui sa olid armunud, kui sa leidsid oma eluarmastuse, käisite koos Kadriga siin ja nüüd on siis lapsevanema elu alanud. Kui suur muutus see oli? See on jah siuke huvitav nagu järjejutt, et saab nagu tükki haaval vaadata. Naiste juttude uus pealkiri on Toomase seiklused. Et päris suur elumuutus ikkagi, et ühele mehele see, ütleme nii, et ma enne isaks saamist ja tänasel hetkel, kui mu poeg on 4,5 kuud vana, on selline nagu poisist meheks kasvamine ja see on just kui selline natuke annab ka maiku kaitseväes käimine või midagi sellist, kus sa lähed ja pead täiesti uued reeglid, täiesti uued kohanema, hästi tugevasti kohanema ja see meheks saamine on selliste nagu etappidega, et tükid tulevad ja nii palju, mida veel ei tea ja siis mingid vanemad isad nii-öelda, kes on juba pikemalt olnud sellel teekonnal, siis annavad mingisuguseid vihjeid ja mingisuguseid mõtteid, aga me kõigi suhted on niivõrd eridünaamilised ja eriilmelised, et seal on nii palju tahke, mis nagu justkui tahaks võtta kellegi teise kogemust ja siis öelda, et aga mul ka juhtub nii või nii on. Ja see on üks selline väga suur õppimiskohti. Aga nüüd sellest transformatsioonist siis see vastutus, et nüüd on niimoodi, et kuidagi ärkad üles, siis mõtled, et mis on tänane päev, toob mulle ja siis mulle kui minu perele, toob mulle siis nagu väärtust ja sellist ka rahalist väärtust. Et kui enne mõtlesid, et okei, teen päeva toreda, lõbusa, ilusa, ägeda, vinge, siis nüüd on ikkagi väga selgelt selline pere ülalpidamine ja selline ja me Kadriga ikkagi soovime elada sellist erakordset elu, mis tähendab, et see ei ole lihtsalt otsaga kokku tulemine, vaid seal on oma kire, oma väärtuse järgi elamine ja läbi selle siis väärtuse toomine ühiskonda erinevatele inimestele, indiviididele, kollektiividele ja sealt puhul siis on ka meile oodata siis tasu, väärilist tasu, mille eest siis enda perele ja iseendale parimat pakkuda. Aga inimene, kes nüüd on kahtlejate
paadis ja tema kuuleb välja need sõnad täpselt vastutus, koorem, palju on vaja mõelda, mõtleb ai, mul on nii hea lihtne praegu. Esiteks ma küsin kohe otse, parem sirge neile, kes nüüd kaasa mõeldes ei tahaks seda vastust võib-olla kuulda. Kas siis meheks ei saa, kui sa veel ei ole isa? Oled poiss edasi? Ma arvan, et mingis mõttes ikka oledki poiss edasi. Et lihtsalt selline, kus ma ütlen, ma käisin Nepaalis, kui ma olin pärast gümnaasiumi ja mul oli selline tunne, et ma olin seal mingi 5200 meetri kõrgusel 10 päeva matkanud kuskil Himaalajates. Ja siis mul oli selline tunne, et ma hüppaks alla, sest lihtsalt nii väsinud ja paha ja kõik asjad kokku ja emotsionaalne. Ja Eestist olin ära juba mitu kuud pärast gümnaasiumi ja kuidagi olin selline täiesti kaotsi. Ja siis ma mõtlesin selle pealt, okei, et aga mu vanaemad tunnevad nagu halvasti, et või pahasti ja kurvasti ja on pettunud, kui mind enam ei ole. Ja siis nüüd saad aru, et aga mul on ju vastutus selle ühe inimhinge eest, kes on siia tulnud, ta on valinud. Et ma annan endast parima, et olla ise terve, sest kui mina olen terve, siis mul on võimalik hoolitseda sellest, et mu pere on terve. Ja seetõttu see vastutus on natuke selline, ta on võib-olla natuke koormav, nagu sa just tõid välja, aga teiselt poolt see vastutus on ju ka võimalus tõusta ja sa tõusedki reaalselt enda väkke, enda reaalselt, miks sa oled siia tulnud, et me ei ole kõik siia tulnud, et lihtsalt olla kuskil nagu kellaajalise järgi kellegi palgatud täpselt ühte asja tegema ja mitte ühtegi midagi mõelda ei tohi, oleme lihtsalt nagu heas mõttes nagu alla surutud. Me oleme tulnud siia, et avastada, mõelda, lüüa kaasa, muuta, parendada, arendada, kasvada ja see koos seda mõne oma tillukesega ja väiksemaga tehes on see kasv lihtsalt üdini kuidagi loomulik. Ja ma ei ütle, et kindlasti sa ei saaks meheks muidu, selles mõttes ma seda ei soovi öelda, aga kindlasti. Ei, ma ei anna seda sulle tagasi, ma võtsin selle juba vastu. Ütleme nii, et loomulikumat ja lihtsamat teed ikkagi saada päriselt meheks, ma arvan, ei ole teist. Need võivad mingisugused, mina arvan, et see naiste puhul kehtib ka nii, see söö, palveta, armasta ja upi oma egoismi teekond tegelikult minu meelest eriti kaugele ei vii. Mina ise tunnistan küll, et ennem emaks saamist olin ma täielik plika. Ei mingit naise haisu, ma ei tea, kas ma praegugi nüüd nii väga naine veel olen, eks mu sinna on veel kasvada ka. Sa lihtsalt oled nii särav, sellest vahepeal võid nagu plika nagu nende. Ja ma ennem lihtsalt olin oma vastutustunnete koha pealt ja see, mis ma kuulsin sinu jutust ka, on mõnes mõttes selle vastutuse medali, vastutus ei tundu nagu väga asi, mida ilmselt ei tahaks, aga medali teine pool on kindlustunne, ehk siis sa väärtustad mingit asja korraga elust selgelt, sa saad aru, mis on tähendus, ehk sa saad tegelikult tuge, kindlust ja tähendust juurde ja sellega kaovad ära sellised isekad kapriisid. Mina ütlen ausalt, kõik need, elu on mulle nii raske, ma ei tahagi. Minu puhul olid need minu ego kapriisid. Ehk siis, ma jätan üldse siia paika kõik. Vaadake ise, kuidas ilma minut hakkama saate. Mis pagana jama, praegu ma sellist asja ei mõtle. Ma ei taha kellelegi varju heita, kes on hädas, sest et need põhjused võivad olla väga erinevad, aga ma räägin enda kogemusest lihtsalt praegu. Ehk siis mulle hästi meeldib see, et see tegelikult annab sulle võimaluse tõusta oma suurusesse, oma võimsusesse ja mega laheda arengukiirenduse. Ta annab siuke nagu, et see, kui laps sul, lihtsalt üks näide ühest päevast on ju, ärkad hommikul, varahommikul öösel üles, laps nutab, on ju, okei. Emme annab tissi, rahuneb maha, on ju, siis järgmine hetk tiss saab täis, aga siis on mingid muud asjad, on ju, ma ei tea, mähkuma vahetada, nutab edasi, on ju, sina oled see pool unes, okei, kas see on nüüd mähkut vahetada, ma ei tea, millal ma seda tegin. Oled see nagu, siis võtad lapse ette, siis saad kuidagi pildi selgeks, okei, ta on siin, on ju. Siis teed selle mähku lahti, siis tuleb suur vulkaan, on ju, laseb su täis, on ju. Siis oled mingi okei, tore. See on lihtsalt üks kapriisne hetk, aga siiski, et kõik siuksed väiksed hetked. Need on nii naljakad ka ju. Naljakad ja samas nad valmistavad meid ette selleks nagu suuremaks teekonnaks, suurem teekond, mis tähendab, et me oleme vanemana eeskujuks kellegile imelisel hingele, kes on tulnud ja valinud siia.
tulla nende 2 vanema keskele, nendega koos kasvama, arenema ja siis läbi oma olemuse on võimalik seda siis teekonda suunata.